Tere! Minu nimi on Karl Adami ja ma tervitan teid Vändra metsade keskelt. Nendes metsades käin ma pildistamas ja filmimas nii linde, loomi, putukaid kui maastikke. Nende metsade ümbruses ja nende keskel on minu esivanemate kodud ja nendesse maakodudesse lapsena viisid mind vanaisa ja pere nii marjule kui seenele. Tegelikult olen ma üldse Tallinna poiss ja Tallinnas ega ma loodusega väga palju kokku ei puutunud ja ega seal nagu väga palju neid võimalusi ei ole ka, aga mõned siiski on. Pildistamiseni jõudsin ma üldse 15-aastasena, kui mulle eraldati siuke seebikarp, et ma pildistaksin üles maakodu ümbruses olevad erinevad protsessid, taimede õitsemised või ehk oli kusagile tekkinud uus tee või mida iganes. Ja neid pilte me vaatasime hiljem õhtuti perekeskis üle. Ja põhjus, miks mulle see kaamera eraldati ja miks ma sellega tegelesin, peituski selles, et vanavanema, kes ei saanud väljas ringi liikuda, soovis väga näha, mis hetkel looduses või ümbruses üldse toimub. Ja see oli minu esimene kokkupuude fotondusega. Ehk siis mulle antigi põhjus sellega tegeleda. Aga loodusfotoni jõudsin ma veidikene hiljem, kui ma sattusin ühel maikuu päeval Poegivale metskitsele. Ma olin küll eelnevalt puutunud kokku erinevate loomadega, oravatega või metskitsedega, kuigi mitte nii lähedalt. Ja noore inimesena sattuda niivõrd haruldasele hetkele, nagu see oli poegimine. See oli siuke hetk, mis panigi mind selle loodusfotoga tegelema. Ja pärast seda, nüüd ma olen aastaid sellega tegelenud ja jõudnud nii pildistamise kui filmimiseni. Mul on aastatega selgeks saanud, et päris igale linnule ühtemoodi ikka ligi ei saa küll. Nõnda ma olen jaotanud mõned liigid meie üle 300 liigist siis gruppidesse ja need grupid on jaotatud mul tegelikult ka aastaajati. Näiteks siukestele tüüpilistele metsalindudele, näiteks tutttihastele või põhjatihastele, minu arvates on pigem lihtne läheneda hilissügisest siis talveni. Ja siis on linnud, kellele eriti ligi ei saagi ilma varjata näiteks. Näiteks kanakullid, erinevad röövlinnud. Ja nende tarvis oleks tarvis juba natukene maskeerimisoskusi või siis üldse varjeid. Ja on linde, keda ei pruugigi eriti näha, näiteks täpikhuik. Ehk siis iga linnuliigi puhul tuleb kasutusele võtta omajagu teadmisi, omajagu oskusi, omajagu nippe. Teadmised pisilindude kohta olen ma omandanud aastate jooksul. Ühtviisi on tegelikult abi ka erinevast kirjandusest ja võib-olla ka tuttavate ja sõprade nõust ja abist. Tegelikult on meil hästi palju Eestis piltnikke, hästi palju loodushuvilisi, kellega algajal loodushuvilisel oleks tegelikult hästi hädavajalik suhelda. Nii, näiteks mina, kui ma olin 15-16, siis ma koondasingi kokku enda vanused. Ja meil tekkiski siuke väike grupp, kellega me käisime pildistamas, jagasime erinevaid pildistamisnippe, infot liikide kohta, nende käitumise kohta. Nendel metsaskäikudel sõpradega nägime me erinevaid linde, loomi, kellest ei olnud mul tõenäoliselt aimugi. Sõbrad juhtisid mind erinevate raamatute, lehtedeni ja me koos arutasime erinevate piltide taset ja vaatasime üldse ka teiste piltnike töid. Ja nõnda oli võimalik päris kenasti areneda. Tänasel päeval, vähemalt nii palju, kui ma ise näen praegu, ollakse pigem omaette. Aga ma julgustan teid, leike endale fotosõbrad või üldse loodushuvilised ja arutage omavahel. Jagage infot, jagage teadmisi. Loodusega sina peale saamiseks ei pea tegelikult elama kusagil metsade keskel, keset niite või järvede kõrval. Tegelikult saab loodusega sina peale ka linnakeskkonnas.
tegelikult tulekski võimalusel alustada parkidest ja näiteks koduaedadest, kus linnud on inimesega rohkem harjunud ja võib-olla isegi lasevad rohkem ligi. Ehk siis seal on võimalik saada selgeks need lähenemise nipid ja võib-olla ka harjutada pisut. Hea aeg lindudega tuttavamaks saada oleks näiteks talvel, kui püstitada mõni lindude toidumaja. Mõistagi ei tasu sellele lindude toidumajale kohe ligi minna, vaid vaadelda lindude käitumist eemalt. Samamoodi jälgida näiteks pargis toimetavaid sinikaelparte või kaelustuvisid erinevatel aastaaegadel. Botaanikaaias oli selles mõttes tore, et mul õnnestus näha niivõrd palju metsalinde ja ma mäletan seda elevust, kui ma nägin esimest korda siidisabasid, kes viirpuudel majustama asusid. Tegelikult pakkuski Tallinna botaanikaaed mulle võib-olla kõige rohkem looduselamusi alguses. Ja praegu ma tunnen tegelikult natukene puudust sellest tohutust avastamise rõõmust, mis alguses ühte loodushuvilist või piltnikku võib saata. Mitte, et tegelikult ei oleks midagi avastada, sest et seesama metsakeskkond, see pakub täpselt sama palju üllatusi. Näiteks võib meie metsades elutseda ligi 20 000 liiki. Et nende hingeellu pugeda, selleks ei kulu mitte aastaid, vaid seda ei olegi võimalik tegelikult. Võib-olla on võimalik mõne üksiku liigiga tuttavamaks saada. Näiteks praegu maikuus otsiksin ma sellest metsakeskkonnast laanepüüsid. Seda sellepärast, et emaslinnud on hetkel pesadel haudumas ja kuna laanepüüd on monogaamsed, siis ega rohkem neid emaslindu isaslinnul ei olegi. Minu meelest on teravamaks pooleks just nimelt emaslind, kes on hetkel muude kohustustega hõivatud. Isaslind aga toimetab seal pesa lähedal ja ei pruugi inimest nii väga peljata kui tavapäraselt. Ja minu meelest ongi võib-olla kõige parem aeg praegu üldse laanepüüst pilte saada. Selleks, et laanepüüle lähedale saada, tuleb natuke kasutada luureandmeid, ehk siis vaadeldagi, kus need laanepüüd tegutsevad ja seejärel ennast natukene varjata erinevate maskeeringutega, mida ma näitan natuke hiljem. Ma olen ennast üritanud täielikult kurssi viia just nimelt lindude hingeeluga. Loomadega on mul natukene kehvemini. Näiteks niisuguste elukatega nagu mäkradega on mul juhukohtumised ja samamoodi ka hundiga või põtradega. Ma küll tõenäoliselt leiaks nad ülesse, aga nende jaoks on võib-olla aega natuke rohkem tarvis. Ja neid on võib-olla ka vähem, kui on linde meie ümber. Näiteks metsvint on meie arvukam lind ja teda võib leida nii aiast kui pargist, kui ükskõik kas või pisemast salust. Ja nii on hästi hõlbus tegelikult ka loodushuvilisel lindudega tuttavaks saada, et neid lihtsalt on rohkem. Kahte ühesugust metsvinti aga ei ole olemas. Ühel kevadel üritasin ma metsvinti kõigest väest pildile saada ja see õnnestus alles 14. isaslinnuga, kes oli kuidagi nii julge, et isegi maandus korraks õlale. See oli hetkeks. Mingitel perioodidel muutuvadki linnud kas uudishimulikuks või on territooriumi kaitsmise tõttu sõjakad isegi muude liikide ja võib-olla isegi inimeste vastu. Ja need ongi need eripärad nii liikide vahel aastaajati kui siis ka isendite põhjal, et linnud on lihtsalt väga erinevad. Lindude osas olen ma aastatega nüüd nii palju targemaks saanud, et selle asemel, et juhukohtumistele loota, teen ma hästi palju eeltööd. Ehk siis ma loen kindla liigi kohta, vaatan ära, mis keskkondades ta võiks tegutseda, loen ära tema eripärade kohta, võib-olla konsulteerin mõne sõbra või tuttavaga ja siis läheb käiku kõik muu. Ehk siis jälgin näiteks elurikkust, kui palju seda liiki praegu toimetamas siin-seal üle Eesti on, seda eriti nende osas, kes näiteks kevadel või siit sügisel läbi rändavad. Samamoodi jälgin ma erinevaid loodusgruppe, mida on meil tänasel päeval päris palju.
näiteks ornitoloogia, looduse sõbrad, looduse pildipank ja nii edasi. Neid jälgides tegelikult on võimalik aimu saada, mis seisus hetkel loodus erinevus Eesti otstes on. Lisaks, kuna ma puutun hästi palju kokku metsaelustikuga ja metsalindudega, siis on minu üheks põhiliseks tööriistaks niisugune tore keskkond nagu metsaportaal, kus on võimalik saada aimu erinevatest metsaeraldistest, nende vanustest, koosseisust ja nii edasi. Riigimetsade andmed on kõigile nähtavad, seega julgustan ka neid vaatama. Selleks, et selgeks saada, millised kevadrändurid on meile juba kohale jõudnud, käin ma muidugi ka keskpäeval uudistamas, aga pildistama ja filmima lähen ma üldjuhul niisugustel magusatel kellaaegadel, siis kui linnud kõige aktiivsemad on. Üldiselt on praegusel kevadisel ajal linnud aktiivsemad hommikuti ja laulmise tõttu ka siis õhtul. Kuna hommikuti tegelevad linnud peale laulmisega, toitumisega, siis ei tasu neile lähenemisega liiga agaraks muutuda. Seetõttu olen ma kõige enam metsadest just nimelt õhtuti. Kõige parem oleks võib-olla tõesti 2, võib-olla isegi mõnikord 3 tundi enne päikeseloojangut. Ja siis olenevalt kuust, kas on juuni, juuli, august või mõni muu kuu, siis kuni pool tundi või tund aega pärast päikeseloojangut. Talviti näiteks lõpetavad paljud linnud toitumise õhtuti juba tund aega või isegi kohati 1,5 tundi varem, et leida endale ööbimispaik ja minna siis öömajale. On muidugi ka erandeid, näiteks pisike porr, kes võib peaaegu et isegi tund aega pärast päikeseloojangut toituda pimedas. Samas, talvel ja sügisel, eriti hilissügisel, on tore ka, kui päeval väljas käia pildistamas ja otsimas, sellepärast, et valgust on üsna vähe. Ja niivõrd tegelikult isegi see keskpäevane valgus talvisel ajal väga hull ei ole. Veidi kimbatus lindude osas võib ajada just nimelt praegune aeg, aprillist juunini, see kõige magusam aeg. Ma olen sellega igal aastal kimpus, mida enam ma liike tundma õpin ja mida enam ma neid jäädvustada soovin, seda hullemaks asi läheb. Selleks olen ma igal aastal märtsis, aprillis panemas kokku endale niisugust tabelit, kuhu ma märgin üles need linnuliigid, keda ma sel hooajal soovin kohata, pildistada ja filmida ja samamoodi tõmban ma pärastpoole ka linnukesed nende liikide juurde, keda on mul siis õnnestunud näha ja filmida. Ilmselgelt kõiki linde ei suuda ma selle hooaja jooksul näiteks kohata ja nii tulebki nagu valikuid teha, et kellega kohtuda sel aastal ja kellega kohtuda järgmisel aastal. Muidugi on tore lubada endale ka mõned siuksed juhukohtumised, need on alati hästi toredad, et ei pea niivõrd planeerima. Selleks, et ennast lindude eest varjata, selleks on erinevaid viise. Üks viis on ennast mahutada varjesse. Ja samamoodi on erinevad varjeriietused, millega ümbritsevasse keskkonda väga hästi sulanduda. Sest et tegelikult kõik linnud ei ole, või tegelikult sugugi ükski lind ei ole huvitatud inimesega kokkupuutest. Taolise riietusega olen ma näiteks ligi saanud laanepüüle, kes parematel hetkedel suisa 1,5 meetri kauguselt must mööda jalutas. Tavapärases olukorras, kui ma näiteks ilma varjeriieta liiguksin lähedale, siis tõenäoliselt ta vuristaks kusagile puu otsa või sibliks mööda krõbisevaid lehti eemale. Selleks, et linnule või loomale lähedale pääseda, ei pea tegelikult sugugi mitte ainult varjesse või varjeriietust endale selga tõmbama, vaid selleks tuleb tegelikult lihtsalt ära kaotada need inimesele omased ja tüüpilised jooned. Näiteks kaelaosa, mida tasuks varjata, samamoodi tasuks varjata kaenlaaluseid. Nõnda näiteks hoida objektiivi või binoklit hästi kehaligi. Ja üks kõige parem viis, kuidas lindudele lähedale jõuda ja kuidas inimjooni nii-öelda peita, on varjata niisugust toredat kohta, nagu on hargivahe. Ehk siis liikudagi linnule ligi nõnda, et ühte jalga teise ette sättida.
Otsejoones ma linnule loomale ei soovitaks läheneda, eriti veel püstijalu. Roomates oleks see võimalik, kükitades samuti tundub see loomale linnule siuke kahtlane objekt, mis lähedale liigub, tõenäoliselt oleks nagu mõistlik eemale minna. Siksakitades on väga kenasti võimalik linnule ligi hiilida ja tegelikult aitab ka metsas näiteks või põserikes puude ja põõsaste taha hoidmine ja vältida näiteks päikeselaikudes liikumist. Kui lind või loom tegutseb kusagil metsaserval välja peal, siis on võimalik ka kraave kasutada ja tõesti liikudagi mööda võserikke servi. Niimoodi on võimalik vähendada seda toredat aega, kui lind sind märkab. Üks väga oluline punkt, mida ma olen märganud lindudele või siis ka loomadele lähenemise puhul, on see sahiseva materjali mitte kasutamine siis. Ehk siis erinevad sahisevad joped, püksid, erinevad riided tuleb lihtsalt ära unustada ja pannagi ja otsidagi endale mõned siuksed riided, mis ei tekita eriti heli. Ilmselgelt on lindudele ja loomadele lähenemine aastaajati väga erinev. Ehk siis ka talvel on eri kõlad lumel. Lumi kas sahiseb, krudiseb või sootuks krabiseb pärast sula. Minu meelest on kõige meeldivam linnule või loomale läheneda pärast vihmasadu. Seda nii siis sügisel, kevadel kui ka näiteks suvel. Sest et kõik see, mis näiteks metsal või võsarikus või kusagil salus pidevalt krõbiseb, lehed, oksad ja kõik muu, on mõnusalt summutatud heliga. Ja linnud-loomad sellest tõenäoliselt niivõrd ära ei ehmu. Varjesse aga ronin ma tavaliselt näiteks siis, kui on tarvis pildistada mõnda röövlindu või pesasid. Pesa pildistamisega ma väga sageli ei tegele. Selleks see tegelikult on korralik häirimine. Ja nõnda need korrad, kui ma olengi pesasid jälginud, pesitsemist, siis ma olen valinud tõenäoliselt need liigid või need isendid, kes on niigi inimtegevusest häiritud ja olen tõenäoliselt pannud selle varje hästi kiiresti püsti. Nõnda olen ma enda jaoks seadnud varje püstitamise kiiruseks 30 sekundit. Ja sellega peab varje püsti olema või muidu tõenäoliselt on võimalik linnuvanematele vahele jääda. Mõned liigid on häirimise suhtes väga tundlikud, näiteks sabatihased pesa ehitamise ajal. Nad võivad pesa ehitamisest sootuks loobuda. Nendel pisikestel lindudel võtab pesa ehitamine aega kuni 3 nädalat, mõnikord ka kauem. Ja üldjuhul nad selle uue pesa kallale ei asu. Samamoodi on häirimistundlikud näiteks sellised linnud nagu võsaraadid. Ehk siis esimestel päevadel, kui täiskurn on pesas ja ka haudumisel juba, kohe kindlasti võsaraati segama ei tohi minna, sest et suure tõenäosusega ta selle jätab maha. Kogu seda infot, mis ajal, mis perioodil mingi liik tundlik on võimalik ka kirjandusest väga hästi teada saada. Kõige parem tehnika on see, mis sul kaasas on. Mina alustasin niisuguse tavalise digiseebiga, lõpuks läksin üle siis ka digiseebile, millel oli natukene suurem suum ja lõpuks maandusin siis digipeeglite maailmas. Ja nüüd olen ka vaikselt siis hübriidkaamerate maailma sattunud. Aga üldjoontes on lindude ja loomadele tarvis ikkagi mingisugust vahemaalt jälgimist. Ehk siis päris lainurka objektiiviga kõigile lindudele ja loomadele ei tasu lähedale ronida. Seda ka väikestele linnupoegadele näiteks. Sageli kasutan ma ka täitsa tavalist telefonikaamerat. Seda küll mitte lindude ja loomade pildistamiseks, aga näiteks kui ma satun mõnda maastikku, siis selle valguse kirjeldamiseks ja tabamiseks, et mul oleks referents, et mis kellaaeg, mis valgus seal võiks olla. Näiteks mõnes metsanurgas ei pruugi mõnel aastaajal või mõnel kuul üldse valgust ollagi. Kuid siis ongi tarvis seda valguslaiku, seda ühte kellaaega, millal see valguslaik seal võib-olla on. Ja selleks ma kasutan päris tihti telefonikaamerat. Telefonikaamerat ma kasutan ka näiteks keskkondade jäädvustamiseks, et hiljem neid üle vaadata.
Mul on kasutuses hetkel erinevad teleobjektiivid ja erinevad kaamerad, kuid lõpuks ikkagi loeb tõesti see, mis sul kaasas on. Minu meelest on kõige paremaks ajaks loodusega tutvumiseks just nimelt talv, sest linnuliike on vähem ja neil on kindlasti ka hõlpsam läheneda, sest et näiteks paljud väikelinnud moodustavad segasalkasid ja neid on vaiksest metsast väga hõlbus üles leida. Ei ole seda virvarri, mida on nüüd kevad ja suvel, ja neid linnuliike, keda on lihtsalt tohutult. Kindlasti te ei ole paljudest liikidest üldse kuulnudki, kes Eestis võiksid tegutseda või näiteks läbi rännata. Alguses ma soovitaksin keskenduda mõnele kindlale linnuliigile. Ja mida pelglikum linnuliik, seda kauem tuleb selle linnuliigiga tegeleda. Näiteks isiklikult pole ma jõudnud ei kanakulli, ei metsise ega näiteks ka raudkullini, sest et lähedale hiilimine neile võtaks omajagu aega ning suvisel ajal on nende pesa juures häirimine ka päris kaheldav tegevus. Seega ma soovitan teil tõepoolest leida see üks liik, kellele keskenduda. Mul on ees tegelikult hästi suur rida linnuliike, kellest mul oleks soov lähiajal saada jäädvustusi. Näiteks niisugused tavalised tegelased nagu metsvint, tema siin veedetud aeg siis läbi mai, juuni ja siis ka juuli alguse ja kindlasti ka niisugune tore linn nagu ööbik, keda ma üritaksin nüüd ka filmida. Ja mitte ainult seda laksutamist, vaid ka muud, näiteks pesitsemist, mis on hästi niisugune varjatud. Ma loodan, et te soovite mulle selle osas õnne, aga pole ka midagi, kui see ei õnnestu. Neid linnuliike, keda sooviks veel nüüd selle suve jooksul pildistada ja filmida on omajagu ja tegelikult surub aeg siis tagant, et enamik linde sulgevad oma noka juba juuni viimastel või siis juuli esimestel päevadel. Jäävad laulma näiteks ritsiklinnud või rukkiräägud, kuid ülejäänud niivõrd tavalised tegelased, näiteks salulehelinnud või siis ka hästi tavalised metsvindid, lihtsalt jäävad vakka ja tegelevad oma teise kurna üleskasvatamisega. Selleks, et see jutt liiga linnukeskne nüüd ei tuleks, mainin ma veel kord ära ka imetajad. Ma ei ole küll neid väga palju pildistanud, küll aga trehvanud. Sellegipoolest on võimalik imetajatega ju tutvust teha isegi koduaias või pargis. Näiteks oravate või siilide või näiteks pisemate närilistega, kes linnutoidumajal vahel sihvraseemneid närimas käivad. Suuremate loomadega on natukene keerulisem. Nende puhul tuleb vaadata siis seda aastaaega ja seda keskkonda, kus nad liiguvad. Näiteks põtrade puhul on ju aastaajati täiesti erinevad keskkonnad, kus nad toitumas käivad või kuhu nad varjuvad või kus nad näiteks pulmamänge peavad. Liikuvamad on ka niisugused toredad tegelased nagu metskitsed ja neid on võimalik väga hõlpselt ka jäädvustada, sest neid on üle Eesti päris rohkelt. Keerulisemaks läheb juba kährikutega, kes pigem tegutsevad hämariku või videviku või üldse pimeda ajal, samamoodi koprad või mägrad. Kobraste puhul oleks näiteks maikuu ja juuni see aeg, kus rohi ei ole veel väga pikaks sirgunud, passida näiteks jõe kaldal või kusagil luhaservas, kus nad selle värske ja mahlaka rohuga krõbistama tulevad. Ja röövloomadega, nendega on minul vähemalt juhukohtumised. Ma olen ka muidugi karuvarjetes käinud, kuid see ei ole päris see, kui metsa vahel karuga kokku juhtuda. Et aimu saada, mis loomad kusagil liiguvad, selleks ei pea endale üles sättima raekaameraid, vaid võib jälgida näiteks puid, kust on metskits naksanud mõne oksa või põder nühkinud sarvi vastu puud või suisa karu kraapinud puupinda, puukoort. Ühtlasi saab tegelikult aimu liikuvatest loomadest mudasel pinnasel, eriti pärast vihma. See annab võib-olla kõige parema ülevaate sellest viimasest seisust, kes kuskil on. Pärast kuivaperioodi jälgide lugemine see võib-olla nii hea ei ole, sest et siis võib-olla see mäger seal tatsanud ringi 4-5 korda ja aimu, kui palju neid mäkrasid seal piirkonnas on, sellest võib-olla ei saagi. Lõpetuseks räägiksin ma teile nii palju, et
Iga linnuliigi ja iga isendi kohta on tegelikult tohutult infot ja õppida kõikide linnuliikide või siis ka isendite hingeelu tundma pole otseselt võimalik. Küll aga ma soovitan lähiajal minna lähimasse metsa või niidule või suisa mereranda ja validagi endale välja mõni liik, kelle hingeellu pisut süübida. Praegu on valikuvõimalusi väga palju. Näiteks mina lähengi praegu vaatan metsvinti, võib-olla vaatan üle ka selle üksinda toimetava laanepüühärra ja ootan aeda karmiinleevikesi, kes õunapõõitega maiustavad. Igal ajal on oma spetsiifika ja tegelikult loodusesse süübides ja seal liikudes ja tõesti ka sõprade ja tuttavatega konsulteerides on võimalik seda loodust ka tundma õppida ja natukene ka aimu saada, mis liigid, mis ajal, mida teevad. Seega suvi on üürike ja võtke sellest maksimum.